Tere õhtust kõigile. Minu kõrvale on asunud nüüd istuma Ain Vares, Helina Voogne ja Herman Jürgens. Tere õhtust teile. Tere õhtust. Nii, minu esimene küsimus on teile selline, või alguses ma alustan sellise illustreeriva pildiga. Kujutame, et teie sees on üks küünal ja ma tahaksin teada, et kuidas see küünal põlema läheb. Mis on see tegevus, mis paneb selle küünla teie sees põlema? Ja... No selle küsimuse kindlasti peame andma kunstnikule kõigepealt vastata. See on hea küsimus. Kas minu enda jaoks? Teie enda. Jaa. Ma usun, et see saab alguse nagu Jumalast. See saab Jumala vaimust, see saab Jumala sõnast. Ja mismoodi see väljendub, ehk mismoodi seda näha on siis. Võib-olla üks see, mis minu elus kindlasti on kunstiga tegelemine. Ja see on ka ainuke selline tegevus, kus ma võin aja ära unustada. Ja tõeliselt selle sisse minna ja ma usun, et see on ka minu kutsumine. Aga muidugi, kuidas me välja särame, et see on tegelikult, ja see on tegelikult põhiline, see on igapäevane, on see, et me armastame oma ligimest läbi selle Jumala juhtimise, Jumala vaimu juhtimise. Armastame ligimest ja nii me saame seda kuningriiki näidata edasi viia. Selge, aitäh teile. Kui küsimus oli see, et mis mind innustab, siis mis särama paneb, siis ma arvan, üks on see, kui ma saan kuidagi olla Jumala poolt kasutatud selleks, et aidata kristlastel jõuda talle lähemale, et nad saavad minna sügavamale, vabastada midagi uut Jumala kohta või et ma saan neid kuidagi sel teel nagu edasi aidata. See on see, mis mind isiklikult hästi palju mulle endale energiat annab ja rõõmu toob. Minu jaoks nagu see küünal või selline mõte seal on, et nagu mõista, nagu arutleda ja mõista, et kui võtame näiteks piiblit, siis piiblis on hästi palju lugusid, hästi palju erinevaid pilte. Ja püüda neid mõista, mitte ainult üksinda, vaid nagu inimestega koos rääkida, arutleda ja siis mingi hetk avastada, et nagu ma enne ei ole seda mõistnud, aga nüüd ma saan sellest natuke rohkem aru. Mitte, et ma kõigest aru saaks, aga see nagu selline koos õppimine, koos nagu arutlemine ja jagamine, et vot, seda ma veel aru saanud, aga sina andsid hea mõtte ja mul endal süttis mingi tuluk ja siis tuli nagu midagi kokku. See on nagu, nagu paneb liikuma. Veel ka selle küünlaga seoses, aga mis asi on see, mis näiteks ühel hetkel küünal nagu kustutab? Ma arvan, et kustutab see, kui ise nagu hakkan mõtlema valesti. Näiteks, kui ma mõtlen kas või see, et ma olen kristlane ja kui ma hakkan nagu mõtlema, et see võtame usu jagamine või oma usust tunnistamine, et see on nagu kõik minu koorem ja minu teha. Ja siis nagu see tuluke kaob ära sellepärast, et ega tegelikult see ei ole ainult minu asi. Et ma võin rääkida väga toredat juttu, aga ükski minu räägitud jutt tegelikult ei muuda ühtegi inimest. Ma võin naerma ajada neid kõige paremal juhul või öelda tõuse üles ja ta tõuseb üles, aga ma ei suuda ühegi inimese südant muuta. Ja ma arvan, et nagu, kui sealt läheb see fookus paigast ära, et ma püüan nagu endale võtta seda, et nagu, mina nüüd võtan ja muudan ära, et siis nagu ma arvan, et see tulukene hakkab ära kaduma. Ma arvan, et see on isegi hea, sest ega ma ei peagi seda tegema. Üks suur tulukese kustutaja natuke sarnane, mis sa ütlesid, et see, kui hakata nagu oma jõust tegema asju ja kaob ära see suhe osadus Jumalaga või siis, kui ma olen nagu isoleerin ennast teistest inimesest, kogudusest, kogukonnast enda ümber ja püüan nagu ise hakkama saada, et siis kustub see tuluke nagu väga ruttu ära. Et ma arvan, me oleme loodud olema tegelikult kogudus, elama ja toimima kogudusena, kogukonnana ja kui me selle ära unustame ja hästi kõik kogu aeg on kiire ja töö on tähtsam kui inimesed meie ümber ja tähtsam kui ma ise, siis
see kustutab jah hästi ruttu ära. Selge, aitäh! Ja nagu siin öeldigi juba, et osadus Jumalaga, aga meil igapäevaselt võib see niivõrd kergelt või võime sealt rajalt nii kergelt ära kalduda, et nii palju on toimetamisi, nii palju on igasugu tegemist ja aga kui me hoiame seda fookust Kristuses, kui me hoiame seda tähelepanu, siis ma usun, isegi kui mingid rasked olukorrad või sellised masendust tekitavad olukorrad tekivad, et see on nagu tuuleiil, mis peaaegu nagu puhub selle ära, aga samas see leegikene jääb ja jälle tõuseb, kui me tuleme Jumala ette, et hoiame Jumalast kinni, siis ta ei kustu. Jah, aga julge särada konverents on varsti lõppemas, nii et ma soovin teile veel, võtke viimast ja palju jõudu, jaksu ja et teie küünal ikka edasi põleks. Suur tänu!